Sõstrad on kevadised varased puhkejad. Meie oma magesõstar näiteks on just selline liik, kes kevadise metsaaluse esimesena isegi enne toomingat roheliseks maalib. Meie kollektsioonis Tallinna Botaanikaaias on mitmeid eksootilisi liike. Tutvustaksin 3 sõstart Põhja-Ameerikast. See põõsas siin on vahasõstar Ribes cereum. Tema tavaliselt puhkebki meie kollektsioonis esimesena õide meie sõstarte hulgast. Tema õied on sellised väikesed valged torukesed ja puhkevad nad koos lehtedega. Ja ka lehed on tal tillukesed tegelikult. Kogu see põõsa struktuur on selline peen. Lehed on ka hallikad natukene ja nii lehed kui õied on kaetud tihedalt näärmetäppidega, kui teda lähemalt vaadata. Vahasõstar kasvab kodumaal kivisamatel ja mägistel aladel ja olenevalt kasvukohast on tema põõsa kõrgus 20 cm või 2 meetrit suisa. Vahasõstra viljad on punased, aga nende viljade otsas on üsna pikad tupplehejäänused, mistõttu on need kerge eristada näiteks mage või punase sõstra viljadest. Vahasõstart, seda viljade maitset nimetatakse küll maitsetuks, siiski nagu sõstraid kõiki kõlbab süüa ja kohalikud on tarvitanud peale vahasõstra viljadega isegi lehti. Kohalikud indiaanlased on teinud, nende köögitradisioonis on toidud vahasõstra lehtede ja irve või lambarasvaga näiteks. Samuti väga varane õitseja on verevsõstar Ribes sanguineum. Tema puhkeb enam-vähem samal ajal kui vahasõstar aprilli lõpus, aga igal aastal me selle sõstra väga kauneid fuksiaroosasid õisikuid ei näe, sest verevsõstar on meil natukene külmaarn. Vereval sõstral on ka sorte väga erineva õietooniga, sealhulgas ka valgete õitega sort album. Vereva sõstra kasvukuju on selline püstine, oksad on tal küllaltki jäigad, aga kuna ta on külmaõrn, siis tema kõrgus varieerub. Aias näiteks tasuks talle leida selline soe kasvukoht ja Eestis olekski mõttekas teda kasvatada pigem Lääne-Eesti saartel või rannikualal, sest ta kipub külmadel talvedel tagasi külmuma. Verevasõstra viljad on sellised tumesinised, natuke on seal peal valget vahakirmet ja neid on kirjeldatud kui talutava maitsega vilju. Kuna teda kodumaal verevat sõstart muuhulgas tolmeldavad ka koolibrid näiteks, siis on muidugi mitu põhjust, miks meie neid vilju eriti sageli ei näe ja ei pea muretsema selle pärast, et kas need viljad on nüüd väga maitsvad, ahvatlevad või lihtsalt talutavad, sest esiteks saab see põõsas meil külma ja meil ei ole ka koolibriisid. Näärmeline sõstar Ribes glandulosum on üsna omapärase kasvukujuga, ta on pikem selline laiuv põõsas. Seetõttu sobibki ta lausistutuseks hästi ja eriti kallakute katmiseks.
Viimastel aastatel on ka meil seda põõsast linnahäljastuses hakatud istutama juba. Saame näha, kuidas ta meil koduneb. Näärmelise sõstra õied on hästi tagasihoidlikud. Nad on sellised valged nagu väikesed silmakesed. Õie sees on näha roosasid tolmukaid ja lehestik on äärmelisel sõstral küllalt kaunis läikiv. Eriline kõrghetk äärmelise sõstra jaoks saabub sügisel, kui see läikiv lehestik värvub ka veel erinevates punastes toonides, karbiinpunasest kuni helepunaseni. Ja see on ka võib-olla tema põhiline hea omadus, milleks teda haljastuses kasutada. Sõstrad üldiselt ongi sellised tagasihoidlikud põõsad, aga kui neid lähemalt vaadata, siis päris armsad.